Tere, mina olen füsioterapeut Helene. Täna me teeme teiega seljatreeningu. Teeme harjutusi, mis arendavad lülisamba liikuvust, tugevdavad kere süvalihaseid ja teeme ka lõdvestus- ja venitusharjutusi seljale. See harjutuskava sobib ka siis, kui sul on kerge seljavalu. Kui aga tunned mõne harjutuse juures tugevat valu, siis praegu see ei sobi sulle. Aga hakkame pihta. Esiteks, tule selili matile. Nii, pane jalad ilusti sirgeks, tõmba varbad natukene enda poole ja lükka ühte jalga kannast natukene pikemaks ja tõmba teist enda poole. Ja liigutadki niimoodi edasi-tagasi. Liikumine toimub siin vaagna osas. Ja teeme seda umbes 1 minut. Ja lihtsalt edasi-tagasi. See on natukene ka selline ringutav harjutus. Väga hea teha kohe esimese asjana ärgates. Juba voodis ära. Nii. Väga hästi. Pane nüüd põlved kõveraks. Niimoodi taldade peale. Ja pane käed selja kõige nõgusama koha alla, seal kus sul on su nime nõgusus. Ja nüüd on ülesanne suruda selga vastu oma käsi. Surud, hoiad 1, 2, 3 ja lõdvestad. Lased vabaks, tekitad selle tavapärase nõgususe jälle. Ja jälle. Surud, hoiad 1, 2, 3 ja lõdvestad. Teeme seda 10 korda. 2 on juba tehtud. 1, 2, 3 ja lõdvestad. 1, 2, 3 ja lõdvestad. 1, 2, 3 ja lõdvestad. 6 on tehtud. 1, 2, 3 ja lõdvestad. 1, 2, 3 ja lõdvestad. 1, 2, 3 ja lõdvestad. Ja viimane 1, 2, 3 ja lõdvestad. Hästi. Too käed selja alt välja. Paned siia kõrvale. Jalad on samas asendis. Nüüd järgmine harjutus. Alustad samamoodi nagu eelmine harjutus oli. Aga edasi hakkad vaikselt rullima lülisammast ülesse või puusa ülesse. Pane kõigepealt nii, et sul oleksid tallad tugevalt vastu maad. Et nad oleksid sulle tuharale üsna lähedal, et nad ei oleks kuskil siin kaugel. Too siia lähemale, teed jalad tugevaks, tallad kõvasti vastu maad, käed ka kõvasti vastu maad. Ja alustad nii, et surud kõigepealt alaselja vastu matti ja siis hakkad vaikselt tõstma puusa ülesse ja rullid lülisammast lüli haaval ülesse, kuni jõuad täitsa õlgadeni välja ja hakkad tagasi vaikselt rullima. Kõigepealt läheb oma keskselg, siis alaselg ja lõpuks vaagen ja lased vabaks. Nii et tekib jälle see tavapärane nõgusus. Ja siis hakkame uuesti pihta. Hingad alla olles sisse ja välja hingates. Rullid vaikselt lüli haaval ülesse, hingad üleval sisse ja välja hingates hakkad tagasi alla rullima. Ja viimaseks läheb ühe vaage ja neutraalne asend. Ja teeme veel.
ja tagasi jälle. Teeme 2 korda veel, hingad sisse ja välja hingates hakkad rullima lülisammast ülesse. Siin on vaja sellist kulutusvõimet ka natukene. Ja hakkad jätkata gaasi. Eesmärk on lülisamba lülid liikuma saada. Ja üks viimane. Nii, järgmiseks teeme kõhulihase harjutuse. Kõhulihased on ka väga olulised seljavalu puhul, sest kõhulihased toestavad seljalihaseid hästi palju. Nii et tegeleme ka natuke nendega. Pane käed riina alumisele osale. Hinga siin all sisse ja välja hingates hakkad vaikselt sõrmedega libistama põlvede suunas. Nii et pea ja õlad tulevad ka maast lahti. Ja siis tuled tagasi rahulikult alla. Ja teeme veel. Alla hingame sisse. Ja ülesse minnes hingame välja. Hingamine niipidi on just selleks, et ei tekiks seda hinge kinni hoidmist. Sa ei teeks. Parem on hingata kogu aeg. Alla sisse. Ja üles minnes välja. Ja veel. Ja teeme ühe viimase. Hästi. Järgmiseks teeme teise kõhulihase harjutuse. Tood ühe jala niimoodi 90 kraadi ja tood teise ka siia juurde. Ja nüüd hoiad siin üleval ja puudutad vaheldumisi varbaga matti. Puudutad kõigepealt ühega ja siis teisega. Vaheldumisi hoia kõhtu sees. Ja teemegi siin vaheldumisi üks ja teine jalg. Hinga rahulikult ära, hinge kinni hoia. Kui tunned, et mõlemat jalga korraga üleval hoida on praegu raske ja hakkab seljale, siis hoia üks jalg niimoodi maast ja ühe jala kaupa. Teed siin. Aga eesmärk on hoida kogu keha tüve, teist jalga ka hästi stabiilselt. Nüüd teha nii. Kui saad, siis tõsta mõlemad jalad ja tee seda vaheldumisi. Tule minuga koos. Rahulik hingamine.
Tuleta kätega ka tugevasti vastu matti. See aitab hoida keha stabiilsust. Nii, hästi. Vahepeal toome põlved kõhu peale. Hoiad täitsa tõmbad kõhu vastu. Ja lase selge hästi vabaks. Kui tahad, siis võid ka natukene kiigutada ennast küljelt küljele. See natuke nagu masseerib hulisammast. Võid ka teha ühe jalaga. Nõmbad ühe jala niimoodi kõhu peale. Hoiad. Teine on siis sirgel. Venitust võiks hoida umbes 20–30 sekundit. Pikemalt ei ole vaja. Lühem aeg ei anna väga efekti. Ja vahetame. Hästi. Tule nüüd läbi külje. Hoopis siia käpuli asendisse. Nii. Vaata, et su käed, randmed oleksid õla all ja et su põlved oleksid puusa all. Puusadest ja kätest siin võib olla selline, või põlvede vahe võib olla selline väike puusade laiune vahe. Ja nüüd tõstame vaheldumisi vastas käsi, vastas jalg. Ja teine. Eesmärk ei ole jalga kätt kuskile kõrgustesse viia, vaid pigem just nagu sirutada võimalikult pikaks ennast. Ja hoia kõhtu sees. Sellega sa aktiveerid kõhulihased ja see toestab selga. Et hea oleks, kui selg oleks neutraalses asendis, et vajub selliseks nõgusaks ära. Kõik on hoitud. Tee minuga koos. Natukene veel. Viimane. Hästi. Tule nüüd täitsa kõhuli. Nii. Nüüd võid panna otsmiku niimoodi käte peale, toetada siia ja paned varbad, jalad varvastele. Ja nüüd teed jalgadega, aktiveerid oma jalad niimoodi, et sul on põlved ka natukene matist lahti ja hakkad tegema harki kokku. Need jalad harki, kokku, harki, kokku, harki, kokku, jälle harki, kokku, harki, kokku. Kui see on sinu seljale praegu liiga palju, siis võid teha seda ka ühekaupa. Tõstad ühe jala tagasi, teise tagasi. Et siis on kogu aeg üks varvas maas
teed ühekaupa. Kui aga saad, siis too koos. Parki, kokku. Parki, kokku. Parki, kokku. Parki, kokku. Hästi. Teeme siia vahele ühe lõdvestusharjutuse seljale ka. Paned jälle jalad varvastele. Nüüd võivad põlved jääda maha ja hakkad kiigutama kandasid ühele poole ja teisele poole. Siin on nüüd küll vaja kujutlusvõimet. Kujutad ette, et sa lased selja hästi vabaks, et su selg vajub läbi põranda kuskile alla maasügavusse välja. Lased hästi vabaks. Natuke nagu loksutad oma selga ja puusa. Nii, hästi. Nüüd varbad jälle maha panna. Pane käed siia keha kõrvale. Ja nüüd me teeme sellise ülakehaga sellise harjutuse ka. Kujutad ette, et sul on siin nina ees üks tennisepall. Nüüd hakkame seda tennisepalli rullima. Rullid seda tennisepalli endast kaugemale ja kui enam kaugemale ei saa, siis tõstad natukene pead ja ülakeha ja tuled tagasi alla, jõuad pallini ja rullid ninaga selle palli tagasi enda ette. Ja hakkad uuesti rullima, tõstad natukene ja tuled tagasi ja rullid palli tagasi. Ja teeme veel. Rahulik hingamine, terve see aeg. Rahu ja hinge kinni. Võib-olla alguses sa ei saanud väga kõrgele tõsta, võib-olla ainult natukene. Hiljem võib-olla tuleb rohkem. Ja teeme ühe viimase. Hästi. Tule nüüd tagasi käpuli asendisse. Teeme siit veel sellise kassiküüru harjutuse. Lükkad selja üles lae poole hästi kumeraks. Ja tuled tagasi neutraalsesse asendisse. Ära lase siit nõgusaks. Too neutraalsesse asendisse. Ja lükkad jälle selja üles kumeraks. Ja tagasi. Ja tulemine koos. Kumerda. Ja lõpust. Ja jälle kassiküür. Ja tuleb tagasi. Veel jälle kumergad ülesse ja tagasi. Kumerda.
teeme ühe viimasele. Juurde. Ja tagasi. Nüüd järgmiseks teeme sellise venituse. Oled käpuli asendis ja viid ühe käe teise alt läbi. Ikki nii kaugele, kuni sa saad pea ja õla täitsa vastu kotti panna. Hoiad seda asend. Hinga rahulikult. Hästi, tule tagasi käpuli asendisse ja teisele poole. Viid käe teise käe alt läbi, kui pea ja õlad on vastu maad. Hoid. Hästi. Viimaseks teeme veel selle lapse asendi. Tule siia tahapoole. Istu oma kandade peal. Käed on sirged. Hinge sisse ja vend. Hoid. Võid liikuda kätega natukene ühe külje peale, siis venib ka natukene kere küljeosa. Ja teisele poole ka. Nii. Hästi. Ja oledki selle seljatreeningu läbi teinud. Üks soovitus sulle ka veel. Oma igapäeva tegevustel, tööl, mingite raskemate asjade tõstmisel, pikemal kõndimisel aktiveeri oma kõhulihased. Tõmbad natukene kõhtu sisse. See aitab su selga toestada. Nii ei väsi selg kohe ära. Nii, hästi. Oled tubli. Tšau!